Tervist! Kas teate mõnda kummituslinna Eestis? Ida-Virumaal, Sillamäest, umbes nii 10 kilomeetri kaugusel edela suunas asuva asula nimega Viivikonna. Kunagi elas Viivikonnal kuni 9000 inimest. Kui nüüd elab seal umbes 130 inimest. Sealne kaevandus suleti juba 1974. aastal ning sellest ajast saadik on rahvaarv vähenenud. Kuid täna räägin ma teile hoopis Tšernobõlist ja Pripjatist. Pripjati hakati rajama 4. veebruaril 1970. aastal. Pripjati linn asub Tšernobõli tuumajaamast umbes 3 kilomeetri kaugusel. 1986. aastal elas Pripjatis 49 400 inimest. Tšernobõl asub Tšernobõli tuumajaamast umbes 15 kilomeetri kaugusel. Tšernobõli linna ja tuumajaama vahel otsest seost ei ole. Mõlemad asuvad lihtsalt kunagises Tšernobõli rajoonis. Tšernobõlis elas 1986. aastal umbes 15 000 inimest. Nagu paljud teist juba teavad, siis 1. mai ja 9. mai olid nõukogude ajal väga tähtsad. 1. mail tähistati töörahvapüha. 1. mail pidi toimuma Pripjati linnas lõbustuspargi avamine, kuid 26. aprillil 1986. aastal, ehk siis täna 33 aastat tagasi, plahvatas Tšernobõli tuumaelektrijaama 4. energiabloki reaktor. 26. aprillil 1986. aastal kell 1:23:40 öösel kasvas 4. reaktori võimsus peatamisel hüppeliselt. Võimsuse kasvades tekkis soojakolle. Plahvatuslikult kasvanud aurorõhk purustas osaliselt reaktori. Mõne sekundi pärast järgnes teine, tugevam plahvatus. Plahvatused rebisid reaktorilt kaane ja purustasid osaliselt energiabloki hoone. Energiablokk ei olnud ümbritsetud tugeva betoonkattega nagu lääne tuumajaamad, mis oleks takistanud reaktori plahvatamisel radioaktiivse aine laiali paiskumist. Purunenud reaktoris katkes jahutussüsteemi töö, mis tõttu süttis reaktori grafiit. Grafiidi põlemine kandis purunenud reaktorist 10 päeva keskel välja suures koguses radioaktiivset ainet. Viisid kiiretest režiimi muutustest tingitud reaktori ebastabiilne olek, millest ei andnud tunnistust ükski kontrollseade. Reaktorist välja paiskunud radioaktiivne pilv saastas suured alad Ukrainas, Venemaal ning eriti Valgevenes. Laiali paisatud radioaktiivse aine hulk ületas 400 korda 1945. aastal ameeriklaste poolt Hiroshima pommitamisel tekkinud. Atmosfääri paisati umbes pool reaktoris olnud radioaktiivsest joodist. Saastatud piirkondadest evakueeriti üle 300 000 inimese. Saaste riivas kergelt ka mõningaid Eesti piirkondi. Katastroofi tagajärgede likvideerimises osales rohkem kui 600 000 inimest. Tšernobõli avarii tagajärgede likvideerimiseks kaeti aja jooksul lekkiv energiablokk betoonsarkofaagiga, mille ehitamisel osalesid ka Eestist nii-öelda kordusõppustele kutsutud sõjaväekohustuslased. Tšernobõli tuumakatastroof oli väga tõsine, aga Nõukogude Liidul ei olnud sugugi kiiret sellest naabrite teavitamisega. Esimesena teatasid tõusnud kiirgustasemest seega rootslased, kui Forsmarki tuumajaama mõõdikud hakkasid esmaspäeval 28. aprillil 1986. aastal hoiatussignaale andma. Soome tuli samuti esimene informatsioon Rootsist. Siis veel ei teatud, mis oli kiirguse allikas. Forsmarkis selgus peagi, et kiirgus ei olnud pärit sealsest tuumajaamast. Pärast seda hakati kahtlustama õnnetust Nõukogude Liidus, eriti siis, kui tuumapommi võimalus oli keemilise analüüsi abil välistatud. Nõukogude Liidu võimud eitasid õnnetust, kui Rootsi diplomaadid Moskvas järele pärisid, teatab Rootsi raadio. Õnnetuse toimumist unnistati alles siis, kui rootslased teatasid, et annavad ametliku häire rahvusvahelisele aatomienergiaagentuurile. Eestist läks Tšernobõli katastroofi likvideerima umbes 5000 meest. 2011. aasta seisuga elas Eestis 3140 Tšernobõli veterani ning 725 Tšernobõli veterani oli juba sel aastal surnud. 15. oktoobril
2016. aastal avati Pärnus Tšernobõli katastroofi mälestusmärk. Samuti asub Ukraina pealinnas Kiievis Tšernobõli muuseum, kus käisin eelmise aasta suvel. Kui soovite Tšernobõlist rohkem teada saada, siis vaadake video all olevaid linke. Samuti panin video alla ka lingi seriaali NSV-st, kus on juttu Tšernobõlist. Taaskord ütlen, et kui tahate, et teen millegist video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!